Tšau, Olari siin. Oleme täna siis külas ühel mehel, kes mängis Eesti ajaloos ühte väga olulist ja tugevat rolli. Mees, kes andis Eestile näo, mees, kes andis meile suuna, mees, kes aitas Eestil tõusta suures, ütleme nüüd, ikkagi rahvaks, mis koondas meid ja lõpuks siis ka ei koondanud. Oleme täna külas Koostjal. Nii, mis me siis oskame öelda? Ega tast pikka suurt jutumeest siin täna ei ole. Pigem ta on siis kuulaja rollis meil siin täna. Kuulab, mis me tast räägime, tortsus näoga ja mõtleb kaasa. Konstantin Päts, Eesti esimene president, aitas siis Eestil oma näo saavutada sellisena, nagu eestlased ennast nagu positsioneerivad, niisuguse rahvusena. Ja Konstantini rolli selles ei saa alahinnata. Konstantin oli kõva mees, ta oli advokaat ja teadis juriidika maailmas nii mõndagi, suutis asjad niimoodi kokku sättida, et Eesti oli tõsiselt võetav nii siin kui ka teisel pool Eesti piiri. Konstantini ajal Eesti tõusis, nagu vabanes Vene impeeriumist, sai oma rahvuseks kõik, mis ärkamise ajal nagu eestlased said nagu enda kohta loota, need siis Konstantini ajal realiseerusid. Elu läks edasi, lauldi laule, äri õitses, minu esivanemad said väga hästi Konstantini ajal said hakkama alguses. Ja oligi hea aeg, oligi mõnus siin. Kuni see härra siin, kes siis tortsus näoga siin vaatab Toompea poole meil siin täna, jäi võimule liiga kauaks. Ja kui me ei suuda õppida oma vigadest, siis juhtub see, mis juhtus vanade eestlastega. Valitsejal lööb võim pähe, selle peale on ühes Eesti klassikas öeldud isšas lõi pähe. Öeldi, et nii, nüüd opositsiooniga on aamen, et papsid, kes siin kurat mässavad, need paneme kinni ära, ei ole midagi, istume oma selles mugavas rahus ja oleme oma riigi loonud õigusele, mis advokaatidele tundus nagu ainuloogiline, siis niimoodi ta jäigi. Kuni selle vabariigi aastapäeva paraadil, siit mitte väga kaugel, seal suunas, ütles ta niiviisi. Sel ajal, kui terve ilm on ärevust täis olnud, kui rahvad on kartnud uut suurt verevalamist tulevad, on meie väikene Eesti riik rahulikult ja häirimata oma igapäevase töö juures viibinud ja julge olnud oma puutumatusest. Millega seda seletada? Mitte meie jõu ja kangusega, vaid ainult sellega, et meie oleme oma riigi loonud, õigusele rajanud ja meie ei nõua ei teiste riikide käest ega teiste rahvaste käest midagi, mis ülekohtune oleks. Meie tahame rahus elada, rahus tööd teha, meie tahame tülidest eemale jääda ja tahame kaasa aidata, et terves maailmas rahu. No õigesti räägib, ainult et mis siis juhtus? Juhtus see, et punaväelased sõitsid meil tagahoovi, vaikiv ajastu oli eestlased ära vaigistanud, vastupanu ei osutatud ja kõik vaikselt lootsid paremat. Oleks üks pauki tehtud, no okei, ei lähe sinna, ei tehtud, siis ei tehtud. Meie asi täna on õppida ja me saame õppida siin täna kahte asja. Esiteks, liiga kaua võimul ei saa olla. Võim lööb pähe. Lööb. Põhimõtteliselt ei saa. Isegi kui tuleb ebasoodus partei korraks võimule, on see parem, kui lasta ühel lihtsalt mingit oma võrku seal luua. Ja teiseks,
teiseks õpikohaks on see, et agressoriga läbi rääkida ei ole mõtet. Kui sa hakkad siin mingit rahust rääkima, rahust heietama, et lihtsalt ei sure inimesed, siis nad lihtsalt surevad. Väga lihtne. Kes ikkagi ei suuda ajaloost õppida, nende nägusid siia, siin on veel ruumi juurde panna. Ajalooõpikusse siia. Anyway, vaat nii, tänased õpikohad siis. Iseseisev, värske ja enesekindel Eesti on see, mis meid aitab edasi ja oleme nagu Pätsu esimene pool, ehk siis värske, uus Eesti ja ajame oma asja, eks ju. Davai, kuule, aga see ongi hea mõte, millega lõpetada ja järgmise korrani. Hoiame sidet!